tere siis ka minu poolt järjekordselt ja täna teen ma siis sellise video, mul jälle kõigub siin, et see on nüüd video suhetes inimestele, kes on siis suhtes, kes on kooselus, kes on abielus ja kui selles suhtes on probleeme. Tegu on kollektiivse lugemisega, kui te soovite personaalset ladumist, siis kirjutage mulle meilile, minu meiliaadress on siin all. Vaadake ka minu Facebooki lehte, samanimeline leht, otsige see ülesse. Seal on päevakaardid, nädalaprognoosid, seal ei ole ühtegi videot, see on hoopis teistsugune leht. Ja siis, aga seal te peate hakkama mu jälgijateks ja siis vaadake ise, mis te seal teete. Ja muidugi, kui te soovite ka raamatupidamislikku informatsiooni või kliendiks hakata, mida iganes, või kui te kuulete, et keegi tahab, soovib endale raamatupidajat, siis võite ka minu poole pöörduda. Nii, need olid siis nüüd Auli reklaamini minutid. Nii, ja lähme ladumise juurde siis ja nagu ma ennem ka ütlesin, mina olen Auli ja vaatame siis ühesõnaga, alustame kõigepealt, millistes energiates see suhe, kooselu, abielu siis on, ikkagi ei ole siin veel, millegi pärast hakkab siin kõikuma, ma üritan siia mitte vastu minna. Sellepärast, et eraladumistes on see üks põhilisi probleeme ka, et kui inimesed on kooselus, siis loomulikult, et tuleb ette probleeme ja igas kooselus, igas abielus. Aga kui nad hakkavad nagu liiga nagu tihti ja liiga suureks minema, siis nagu võiks vaadata või tuleb nagu midagi ette võtta. Sest see lihtsalt väga raskelt mõjub mõlemile poolele. Vaatame siis, millistes energias ja poisid mul, eks ole, palun, kallid mehed. Ma väga austan teid, ma armastan teid, mulle meeldivad mehed, nii nagu kõikidele naistele, pöörake ringi, eks ole, sellepärast, et ma teen selle video ikkagi nagu naistest lähtudes ja ärge siis pahandage, kui ma siin midagi nagu võib-olla sellist ütlen, mis teile ei meeldi. Nii, millistes energiates on see suhe siis praegu? Jah, nii et ega siis ei ole siin midagi imestada. Suhe. Päris kindlasti on see karmaline suhe. Seda näitab maailm. Siin ühesõnaga selles suhtes, selles abielus, kooselus, see on inimestele, eks ole, kes on koos, kes elavad koos, siis te käite, see probleem, mis teil nüüd praegusel selles abielus on, kooselus ei ole alles kerkinud esile. Ei eile, nädal ega kuu, vaid see probleem on sellepärast, et seda te kõnnite ühes selles ringis nagu pidevalt ja te nagu üritate tegelikult mõlemad sellest ringist välja tulla, aga kuidagi ei õnnestu. Väga suured probleemid on, teate, siin tuli kolm välja. Siin tuli karikate 3, müntide 3 ja mõõkade 3. Selles suhtes on 3. osapool päris kindlasti. Siin ei ole üldse nagu mingit kahtlust, sest kui esimeses reas ja kui ma küsin energiat, tuleb välja 3-3, siis on siin 3. osapool. Ma kordan veel kord, 3. osapool ei ole alati mitte teine naine või teine mees, see võib olla töö, see võib olla vanemad, näiteks ema, isa, ma natukene kaitsen siin mehi tavaliselt, nagu äiad ja sellised, ausalt ma ei ole kuulnud, et sekkuksid nagu oma laste probleemidesse, aga ämmad võivad seda väga hästi teha, emad samamoodi ja isa siis ka. See suhe on päris raske ja päris keeruline praegu.
ja siin on ikka tõesti niimoodi, et üks osapool ikka istub seal puu all ja ta ei näe üldse tegelikult nagu neid võimalusi, mis talle nagu pakutakse, sest nii valus on ja nii, noh, jälle tuli selline väga raske lugemine. Ja ta näeb ainult seda, mis on need tühjad, need karikad siin ja ta ei näe nagu seda tegelikult, sest mina praegu nüüd ütlen ühesõnaga nagu selle esimese rea puhul, et päris lootusetu see olukord ei ole, aga kolmandad osapooled on tegelikult kõige suuremad suhterikkujad ja miks pärast üldse minnakse nagu lahku. Vaatame nüüd edasi nende teiste kaartidega, aga see probleem ei ole teil üldsegi mitte praegu alles kerkinud, vaid see on, noh ja jälle tuli 3. Korduv kaart. Perekond on jah praegu tegelikult ja täiesti kriisis on see, täiesti kriisis. Ja aga siin on olnud ka tegelikult väga palju on ühesõnaga olnud siin ka ilusat, sellepärast et ikkagi karikate 10 tuli. Ja ma ütlen niimoodi, et nii nagu ma ennem ütlesin, et siin tegelikult ikkagi annaks nagu midagi päästa, et kui te olete nagu selle tee lahkmel, et kas minna lahku või proovida veel, siis päris kindlasti, kuigi siin on väga palju valu, väga palju jamase ja et noh, mul üks klient ütles ilusti, et millal see jama ükskord lõpeb, noh, seal suhtes, eks ole, ja siis ja noh, ei näe jah neid võimalusi, aga tegelikult on, no praegu ma kaldun nagu ikkagi arvama siit nende kaartide põhjal, et naine on otsustanud ikkagi nagu selle asja ära lõpetada ja ta tegelikult ja jälle, noh ja nüüd tuli välja veel juba sauade 3, mida meil ei olnud ennem selles esimeses reas, siin on raudselt 3. osapool, raudselt 3. näod on siin selles suhtes. Ja see on kõige selle põhjus ja muidugi see on ikkagi väga kriisis ja karikate 4 alla tuli ja järjest nagu siin võib olla, kuna tegu on kollektiiviga, eks ole, siis siin võib olla ka selline lugemine, kus ollakse nagu, see 3. osapool võib olla sõprade ringist, sugulaste, väga lähedaste inimeste ringist. Ja noh, siin on 2 naist ja mees, eks ole, ja siia tuli ka nagu mõõkade kuningas, siis, aga ma ütleksin nagu niimoodi, et selle rea kohta sa oled naine tegelikult praegu, poisid pöörake ringi, eks ole, väga teravates, väga külmades energiates praegu. Ja see on ta tegelikult enesest mõistetav ja sa ei näe nagu seda enam üldse, mis oli nagu siin ennem. Oli tegelikult, on ka väga ilusaid aegu olnud ja noh, tundub, et ikkagi perekond ja lapsed on siin olemas ja te olete tegelikult ikkagi noh, kõik on ju kunagi väga armastanud ju tegelikult, eks ole, sest kui inimesed elavad ikkagi koos ja nad on abielus ja siis ei olegi tegelikult ju, noh, ikka ju armastatakse. Ja siis sa oled väsinud sellest. Naine, sa oled väsinud sellest kõigest ja sa tahad nagu sellest vabaneda ja noh, sa oled nii ühesõnaga, noh, nagu nii ära räsitud ja sa noh, täpselt ka, et ainult need karikad on siin pikali kukkunud, eks ole, ja mitte midagi täis nagu enam panna ei saa ja väga sellistes väga teravates energiates. Ja sa nagu ikka vaatad, nagu ikka veel sellesse minevikku ja mis on nii enesest mõistetav loomulikult, et kui on olnud valus, siis see lihtsalt on niimoodi. Vaatame, mida teile nüüd tegelikult üldiselt, noh, kuna abieluse suhtes on 2 osapoolt, eks ole, mida teile nagu peaingli taaro kaardid nagu teile mõlemile nagu soovitavad edasi teha või siis üldse mitte midagi ei soovita, eks ole, või tuleb siit lihtsalt selline noh, nagu
usalda, usu endasse, kuula oma südant, tee seda, mis sulle rõõmu pakub. See on nagu tegelikult narrikaart ja kui te tahate, ma ütlen veel kord, ma ütlesin ka siin eespool, siin annab päästa, aga siin tuleb tegelikult nii, et on võimalik uus algus. Või kui palju tuleb suurt arkaani, õiglus, võitle õigluse ja võrdsuse eest, otsused tehakse sinu kasuks, ära anna alla. Üks pool, kes siin vaatab, sest mulle tundub, et siin selles suhtes, siin selles kooselus, abielus on väga palju, mida päästa. Ja tõesti, sellepärast, et kui tuleb karikate 10, see on üldse kõige parem perekonnakaart, mis üldse on, aga praegu tundub jah, et olete väga, väga kriisis ja väga sellises, see on näha, mitte ei tundu, vaid see on näha ühesõnaga, et nii ja võtame siis siit ühe kaardi veel ja mõõkade 10. Olukord on lõppenud ja oled lõpuks ometi vaba. Nüüd avanevad uued võimalused õnneni jõudmiseks, jäta minevik selja taha. Ma soovitan teil mõlemitel nende kaartide põhjal tõesti istuda maha, minna kas või kuskile reisile, spaasse, kus olete ainult teie kahekesi ja kus ei ole mitte mingisuguseid segavaid osapooli ja niimoodi, et siis rääkige üksteisega ja et kõigepealt tuleb teil endal selgeks teha, kas te soovite seda abielu kooselusuhet päästa. Aga siin on võimalused. Vaatame natukene, mida tahab nüüd see meespool siin. Sest ma küsisin üldse kõigepealt seda nagu mõlemite kohta, eks ole, et väga suur kriis on ja mitte praegu. Mida soovib meespool sellest abielust, sellest suhtest, sellest kooselust, mis on praegu väga kriisis? Mees soovib seda parandada. Mees soovib seda parandada ja kuigi tuli poodu, eks ole, sõnaga, siis ta on ühtepidi, ta on teistpidi, ta on väga kahtlevas ühesõnaga selles, ilmselt on siin ikkagi meespoolele kolmas osapool sisse toodud. Poisid pöörake ringi, eks ole. Ta soovib päikest, ta soovib tähistada ikkagi seda kodu ja teate, ja uuesti see kõik aeglaselt üles ehitada. Teate, mul on selline tunne küll, et see mees väga kahetseb seda kõiki asju või see inimene, nagu me küsisime mehe kohta siin praegu, eks ole, ta kahetseb seda ja ta on sellest oma veast aru saanud. Ja see on talle väga palju sellist kurbust toonud, sest ta on ikkagi otsustanud siin oma perekonna juurde nagu jääda. Nii, vaatame, mida tunneb või mida nagu soovib naispool selles abielus kooselus suhtes, mis on praegu äärmiselt kriisis. Naine. Näete mõlemad selle alla. Tegelikult te soovite mõlemad uuesti hakata. Teate, kõige rohkem tegelikult suhetes teeb haiget reetmine, teeb haiget petmine. Ja kui sa oled ehitanud üles perekonna, siis ma ütlen lihtsalt ühesõnaga nagu niimoodi. Ma ütlen nii meestele kui ka naistele, kui te lähete sinna kolmandasse osapoolde, siin tundub, et see on naine, armuke, eks ole, ühesõnaga, või ühesõnaga see ei ole ema ega isa ja see ei ole töö ega mingi sõltuvus. Ja seda enam, kui teil on perekond ja kui teil on nagu veel lapsed, sest kunagi te olete ju selle perekonna loonud. Et ma ei tea,
no kas saab olla nagu nii armunud, eks ole, et noh, ollakse armunud, siis on küll, palun mõelge ennem ikkagi väga järgi, kas te tahate seda perekonda, mis teil praegu on, kaotada. Noh, et noh, mis mees sa nagu oled, et noh, et kui sa nagu niimoodi teed, eks ole, sest noh, tõesti, noh, no see on tõesti sellepärast, et kui eriti veel, kui naisi reedetakse ja petetakse, siis on väga, aga te mõlemad tahate ja siin on ikkagi selles kirge ja sa oled naine selles ikkagi selles kirjaenergias ja midagi on säilinud ja sa loodad ikkagi täpselt samamoodi, te mõlemad loodate ikkagi seda uut ülesehitust, mehel tuli siia, nüüd mees loodab isegi veel rohkem, müntide 8 ja müntide 7 tuli siia, need on kõik väga aeglane kasv, aga siin on võimalik kõik, noh, mees tahab isegi veel rohkem, et noh, ilmselt mees on siin ikkagi nagu süüdi olev pool. Ma räägin seda, mida need kaardid näitavad, eks ole, mitte seda, et ma olen mingisugune meestevihkaja, jumal hoidku, absoluutselt mitte. Ja siis ja sellist maagiat ja noh, ja see on ju kõige parem. Siin laual on ju ühesõnaga kõik mündid, karikad, sauad, mõõgad, kõik ühesõnaga nii, et täiesti alustada. Teate, hakake ühesõnaga nagu ikkagi tehke, siin annab parandada. Kui vaatavad nüüd tõesti sellised inimesed, kellel on siin nagu väga see kriis, siis võtke kokku ja siin annab lihtsalt istuge maha, nutke, naerge midagi, aga ainult, kus olete teie kahekesi ja siin on nii palju potentsiaali tegelikult, et seda muuta. Ja loomulikult ma ütlen ka seda, lihtsalt see kolmas osapool julmalt välja, sest abielu, suhe, kooselu on, kuhu kuuluvad ainult 2 inimest. See on teie suhe ja sinna ei ole mitte mingisugust kolmandat nägu välja, see kolmas nägu sealt, eks ole, kui see on. Vaatame, mida haldjate kaardid teile nagu sellesse suhtesse soovivad, natukene veel aega. Et mida nagu haldjakaardid siis sellesse suhtesse soovida täitumine. Noh, praegu ilmselt nende kaartide põhjal te ju mõlemad sõnaga soovite siin, et see kõik nagu taastuks, siis on väga, ma ütlen veel kord, väga suur potentsiaal on sõnaga. Muusika on väga suureks abiks. Kuula sina, kui sa kuulad mees, kuula muusikat, kui sa kuulad naine, kuula muusikat, kuula sellist südant lõhestavat muusikat võib-olla ka, eks ole, sellepärast, et lihtsalt siis ja nuta. Mees võib ka nuta välja, eks ole, ühesõnaga see on ka väga hea. Vaadake minu Facebooki lehe pealt, mul on südame parandamise, kuidas saab oma seda murtud südamekest parandada, mida olen ma väga paljudele klientidele soovitanud ja nad on mind tänanud selle eest. Vaadake Facebooki lehe pealt seda. Seal on see olemas, kerige sealt allapoole, ma eriti ammu seda ei pannud ja kuulake muusikat, tõesti, ja kuulake seda südant lõhestavat muusikat, sest seda on vaja, sest see puhastab teid ja ainult teid, eks ole, ja siin on vaja seda puhastust ühesõnaga kohe päris kindlasti. Ma võtan enda tehtud kaardid, ma vaatan, mida need. Ma võtan paar enda tehtud kaarti, mida need nüüd ütlevad siin siis sellele paarile. Too ennast siia olevikku, ole siin ja ela, unista, looda, armasta. Ainult siin ja praegu on tõeline. Minevik on minevik ja tulevik on veel tulemata. Muidugi väga raske on seda väga valusat minevikku, mis siin on olnud, muidugi unustada, aga me saame seda teha. Me ei pea seda täielikult unustama ja me ei unusta, aga ärme oleme liialt seal, sest praegu siin sellel paaril ainult edasi kahekesi ja teil on seda potentsiaali. Mina ütlen elule jah, mina usaldan elu, mina võtan vastutuse enda elu eest. Minul on minu vägi, ma kasutan enda väge enda ja teiste kõrgemaks hüvanguks.
kõik negatiivsed kogemused, lapsepõlvedraamad, kõik suhtedraamad ma pööran ringi. Seda pööratut energiat ma kasutan teiste inimeste hüvanguks aitamiseks. No see tuli rohkem nagu siukene, aga ka pöörake ringi see negatiivne. Tead, see võib olla nii raske teha, aga ma mõtlen, et see on ainult teie tervendamiseks, eks ole. Et siis see ei ole millegiks muuks. Et jah, et nii see on. Lase vabaks mured ja rõõmud minevikust, ainult siis me saame luua suurepärast tulevikku, kus pole enam mineviku varje ega loore ega maske. Tead, kullapaar, kullanaine või kullamees, kes seda vaatad, kõik annab parandada. Selles suhtes annab parandada ja võtke see enda kätte ja tehke see suhe korda. Ainult kolmandad näod sealt minema, mitte midagi muud ei aita. Ja kahekesi kuskile spaasse, reisile, nädalavahetuseks kuskile, kus olete ainult teie kaks. Mul oli väga meeldiv teiega taas olla, olen Auli ja ilusat sügise jätku teile. Ja kui te soovite personaalset ladumist, siis kirjutage mulle sinna meilile, mis on siin selle video all ja siis teeme ainult teile lähtuvast energiast selle ladumise. Kõike head. Tšauki!